tere! Tere kõigile, kes kannatlikult ootas minu koolitust või minu kõned ja endiselt ootab minu raamatut ja et ma tunnistan, et ei olnud lihtne, et ei ole olnud lihtne minu jaoks panna kogu see informatsioon kirja või luua seda koolitust selliselt, et see oleks nagu lihtne ja arusaadav ja oleks teeniks teid nagu parimal viisil ja abistaks iseenda abistamise teekonnal. Aga ma proovin ja ma tegelikult tahaksin alustada seda koolitust väga ebatraditsioonilisest videost, ehk ma võtsin ja valisin oma perepilti siin, küll sellel pildil ei ole kõik lapsed korraga pildil, aga see on see, kes ma kõige rohkem olen täna, eile ja viimasel ajal. Ma olen oma elus pidanud olema erinevates rollides ja on olnud aegu, kus ma tundsin ennast ka halvasti selle pärast, mitte ainult iseenda pärast, vaid on olnud inimesi, kes on öelnud mulle seda, et nii nagu mina seda elu elasin, ei ole nagu õige elada, et õige elu on siis, kui sa tegeled ühe konkreetse asjaga, et kui sa pühendad ennast ühele kindlale asjale ja ma tundsingi ennast nagu eksinuna, tundsin ennast halvasti, aga samal ajal olin ma mitmes kohas ja mulle meeldis teha seda, mida ma tegin tol ajal või praegu, et igal ajahetkel. Ma ei osanud leida põhjendusi või selgitusi oma käitumisele või sellele teekonnale, kuidas mina olen selles arenenud ja kuidas ma jõudsin sellisesse kohta, kus mina olen 4 lapse ema, kuidas juhtus nii, et ma enam panganduses ei panusta ja hoopis olen kuskil mujal, on ju. Et kõik see oleks olnud minu jaoks väga suur müstika ja segadus ja küsimärk, aga tegelikult täna siin ma tean kõik, miks minu elus sellised asjad toimuvad. Kuidas see nagu mõjunud minu elule ja lastele ja karjäärile. Et see jutt tegelikult võib olla väga pikk. Te teate kõik, et ma armastan rääkida ja see on minu jaoks korrektne, sest täna minul on see teadmine, et minu jaoks on väga korrektne rääkida seda kindlat lihvitud juttu, mis on mõeldud tegelikult paljudele. Miks ma tahan ja kogu aeg üritan ja pingutan ja püüan lindistada või teha mingisuguseid videosid, mille kaudu pääseda teieni? Ma tahan seda teha sellepärast, et täna see motiiv ja motivatsioon on olnud hoopis teistsugune, et kunagi varem ma tahtsin teha seda kindlasti see ajend ei olnud kõige parem, võib-olla ma tahtsingi teie tähelepanu ja tahtsin olla kuulus, rikas ja mis iganes muu, siis antud hetkel ma defineeriks seda hoopis teisiti. Et vaikselt niimoodi step by step, aastast aastasse olen mina välja arenenud ja arendanud ennast selles, milleks ma sündinud olen ja milles mina olen kõige tugevam. Ja see areng on olnud väga huvitav, see on olnud elukeskne, mul on olnud justkui mitu erinevat elu oma elus ja sellel kõigil on oma põhjendus. Ja kõik see teadmine ja see kogemus, mida mina olen oma elus pidanud kogema, nägema, tunnetama, mõistma, taipama, olen mina otsustanud hakata jagama teiega. Just sellepärast, et see teadmine on niivõrd suur, niivõrd kaootiline
et kohati see võibki tunduda nagu hullumeelse inimese üleskirjutised, aga ma tean, et selle kõige sees, selles nii-öelda kaoses on tohutu jõud teid aidata, tohutu teadmine, mis võibki jaguneda erinevatesse tükikestesse ja iga tükike on väärtuslik sellepärast, et inimestel on erinevad situatsioonid, on erinevad probleemid ja selleks, et tervendada kõiki, kes vähegi vajab minu abi või üldse abi, siis olen mina mõelnud, et hakata need tükikesed nagu kirja panema või tähendab üles lindistama. Teen ma seda selleks, et otseses mõttes mitte ka hulluks minna, sest kui ma seda teadmist välja ei jaga, siis see nagu paisub mu sees, eks ole, ja, ja mm, eelkõige need teadmised on olnud alguses, ütleme, alguse teekonnal on olnud need teadmised pigem minu enda jaoks, et tulla toime nende probleemidega, mis olid minu elus. Seejärel kasutasin mina neid teadmisi ja ka teie kogemusi ja teadmisi selleks, et aidata ennast sellel iseenda eluteekonnal lahendamaks suhteid teiste eludega, teiste inimestega, minu lähedastega, sõpradega, tuttavatega, partneritega, töökaaslastega, ülemustega ja nii edasi. Ja ühel hetkel, kui ma olen justkui ennast korda saanud, me ei saa kunagi lõpuni korda kõike. See ongi elu ja lihtsalt, mis on tänaseks muutunud, see minu teadlikkus iseenda suhtes ja ka teiste suhtes ja läbi selle ka suur oskus aktsepteerida teatuid olukordi ja inimesi minu ümber. Kõik see teekond iseendani ja suhted teistega olen mina või tunnen vähemalt nii, et ma olen saanud seda korda. Ma naudin seda, ma tunnen ennast hästi, ma tunnen ennast tugevana, ma tunnen, et ükskõik milline olukord minu elus, ma suudan jääda ellu, ma suudan jääda adekvaatseks ja ma suudan jääda iseendaks. Ja ja nüüd kõik see, mida ma olen kogenud ja tundnud iseenda suhtes ja see jõud, mis sellega nagu juurde on tulnud, on tõepoolest teinud minust nagu mega tulemuslikku kriisijuhti. Ma ei tea, kes huvitub numeroloogiast, siis mina olen sündinud 7. ja 7. kuupäevaga inimesed on üsna keerulised inimesed. Nendel on alati elus 2 äärmust. Üks äärmus on see, et ta kas on mega suur kaos või risti vastupidi, see on see inimene, kes suudab kaost juhtida, kes suudab kriisis jääda rahulikuks ja mitte endast välja minna. Kõigega sellega kaasneb loomulikult ka üks oluline edasiminek, mis puudutab materiaalset suhet, materiaalne teekond. Õige oleks, need ei ole minu taipamised või teadmised, vaid kogu materiaalse edukuse haridus ütleb seda, et oluline eelkõige on see, et see materiaalne saavutus oleks ikkagi tehtud viimasena. Ma arvan, et täna paljud ei tee nii. Aga mina tean nüüd, et see õige järjekord oleks ikkagi nii, et teed kõigepealt ennast korda, siis lood suhteid korda ja siis hakkad materiaalset karjääri tegema. Siis on nagu õige järjekord, sa oled selleks kõigeks valmis. Aga ma olen veel poolel teel, ma ei saa öelda, et ma olen jõudnud B-punkti.
minu B-punkte on võimalik, et veel väga kaugel, et me kunagi ei tea, kui palju on meil elada jäänud, aga see protsess, see sõid sinna B-punkti on minu jaoks muutunud nauditavaks. Äh, See protsess, millest ma räägin, see on see tavapärane igapäevane rutiinne elu, mida me elame, igaüks meist elab seda, me ärkame, me joome kohvid või teed või keegi joob midagi muud, see polegi oluline. aga meil on olemas mingisugused rutiinid, sõit tööle, sealt tagasi koju, kohtumine oma perega, lastega, võimalik, et kellelgi oma loomadega, et see polegi oluline, et mingisugune väljakujunenud rutiin, mille sees me elame ja, ja see on see aeg, mis on osa meie elust ja tähtsaim ressurss meie elus, siis see kõik, mida me igapäevaselt teeme, peab olema lihtne ja nauditav. Ma ei tea, kui nauditav, aga ta peab olema nagu rahutoov. Isegi see teadmine, et see auto, millega sa sõidad, ei ole veel täna see, millega sa sõita võib-olla tahaksid. Või see kodu ei ole lõpuni see, mida sa luua kavatsed. Võib-olla see amet ei ole lõpuni see veel, milleks sa valmis oled. Aga see teadmine, et ma tean, miks ma seda kõike teen ja minul on midagi oodata, annab mulle energiat, jõudu ja motivatsiooni elada selles sees. Nautida igat pisikest sammu sellest protsessist. Olla siin ja praegu ja teades, et homme algab täpselt samasugune päev. Mingisuguste nüanssidega ja üllatustega, mis käib asja elu juurde, siis see peabki olema nii. See ongi nii, me ei pea ja ei saa kunagi teada seda lõppversiooni, kuhu me tegelikkuses jõuame. Et see oleks liiga lihtne, kui ma saaks teada, kuhu ma jõuan ja mis mind ootab, ei oleks olnud rahutoov kõik see, mis on igapäevaselt minu elus ja ma arvan, igaühe jaoks on see nii. Ehk sisuliselt õnnelikuks olemine on üsna lihtne teooria, aga üsna keeruline tegevus. Sest kõik lihtsad asjad on väga keerulised asjad. Me teeme neid keeruliseks. Me oskame mõelda neid väga keeruliseks. Samas korra tehes sammu keerukuse suunas, me avastame, et on võimalik minna tagasi ja teha asja lihtsamaks. Ehk me jõuame ikkagi ringiga sinna kerguse poole. Et ja selle koolituse mõte, mida mina ühel hetkel teie jaoks loon, praegu ma nii-öelda tahan proovida ja lihvida seda, mida ma tegelikult ei oska hästi. Ma ei oska struktureerida need detailid ja osad, mis on minu peas, kõik need madriksid, teadmised, kogemused, mida võiksin mina jupiti teile välja anda, on minu jaoks struktureerida ja jagada juppideks on ülikeeruline. Ma justkui alati olen ootanud kedagi ja ootan endiselt, et keegi tuleks ja aitaks mind sellega. Samas kõik need teadmised, mida ma siiani olen nagu lugenud, ütlevad mulle, et ma ei tohiks olla perfektsionist ja ma võiks lubada endale eksimusi ja lihtsalt minna eetrisse sellega, mida ma teen
ja küll inimesed ise valivad, mis on vajalik, mis on hea ja mis absoluutselt ei vaja mitte kellegi tähelepanu. Et mulle meeldib sedasi mõelda nüüd, et olgu, et ma proovin anda välja seda, mida mina anda tahan ja suudan. Teie ise olete siis need kriitikud ja tarbijad ja ma aktsepteerin kõike. Ma absoluutselt olen lihvimata selles osas, et selliseid videosid teha konstruktiivselt ja professionaalselt ja ma loodan, et ma ei saa ma isegi ei looda, et see polegi oluline. Ühesõnaga, ma loodan, et ma suudan luua nii, et see infokild, mida ma igas hetkes loon, annaks teile sellise selguse, aitaks teil teha kas või sammu edasi oma elus ja ületada raskusi. Nii et siit algab meie ühine teekond Alpimägedesse. Hästi, kõlab. Proovime ära. Soovin teile jõudu, jaksu ja endiselt tahan, et te jälgiksite mind.